Bussitamised, kaklused, liiklusavariid ja muud sellised olukorrad, kus politsei peab elupäästvat meditsiiniabi osutama, ei ole sugugi harv juhus. Eelmisel aastal oli 56 abi osutamist, sellel aastal praeguseks hetkeks on 24. Kuigi politseikooli lõpetanul on esmased meditsiinilised oskused, siis neist igas olukorras siiski ei piisa. Seepärast lõpetabki sel kevadel juba teine lend politseinikke, kes on lisaks saanud erakorralise meditsiinitehniku ehk EMT hariduse, et sündmuskohale jõudes ohvrile kõige kiiremat võimalikku abi anda. Teil on ta vaja sellises asendisse saada, et tema käsi oleks niimoodi ilusti. Ehk siis sa võid siit üle küüdanuki ka, aga oluline see, et siia liiga palju survet ei tekiks, eks ju. Tavaline patrullpolitsei saab siis Sisekaitseakadeemias saab kaasa mingi baasist esmabist. Hilisemas faasis me jätkame siis PPA-s ise nende treenimist ja see treenimine käibki läbi selliste kaasuste või juhtumite, mis meil politseitöös on esinenud, kuna see tsiviilmeditsiin ja taktikameditsiin on ühes küljest ühtivad, teises küljest kaks täiesti erinevat maailma. Mis need olukorrad on politseitöös, kus EMT läheb vaja? Need on erinevaid. Et me võime rääkida siin allajahtunud haigest, kes on jäänud siis mingil põhjusel kuskile välitingimustesse lamama, kuni siis selline välja, et on isiku suhtes kasutatud siis näiteks külmrelva, et kedagi rünnati. Ma saan aru, et on ikkagi sellised juhtumid ka, kus EMT haridusega politseinik on päästnud elu? Jah, neid juhtumeid on olnud, et siin, mis tuleb kohe niimoodi meelde, on siis üks intsident Lõuna-Eestist, kus siis meie EMT juuresolekul inimene lõpetas hingamise, ta võttis hingamist kontrolli alla ja siis hingatas teda seni, kuni kiirabi saabus. Tegelikult praegu, kui nad lõpetavad ja need, kes on juba lõpetanud, need on ju tegelikult kiirabitöötajad sinises vormis, tegelikult täis väärtuslikud. Kui palju juhtub seda, et tõesti, et kiirabil ei olegi kedagi saata ja politseinik peabki ise hakkama saama, pole mitte midagi lihtsalt teha? Ei, kiirabi tuleb nagunii alati. Küsimus selles, et kui pika aja perioodi jooksul. Et mida kaugem me lähme tõmbekeskusesse, seda kauem me seda abi peame kootama, sest distants määrab oma. Küll aga on situatsioon, miks on peaasi, aga tegelikult seda EMT kurs nagu alustasime, on see, et kui me töötame ohualas, ehk siis nende politseitöö, kus on näiteks ongi mingi relvastatud rünne, siis kiirabi ei saagi sinna tulla. Ehk nende jaoks on see liiga ohtlik ja meie ülesanne on siis teha nii politseitööd kui ka siis aidata neid kannatanuid. Ja kui meil on nagu selleks paremini ette valmistatud inimesed, seda suurem hulga kannatanud me suudame ära päästa. Kõige võib-olla avalikkusele kõige tuntum näide on Lihula, kus siis meie kirjakeerija, kes oli varasemalt mitte küll EMT-õpet läbinud, aga saanud oma varasema tööga tõttu suuremas mahus esmaabiõpet, oskas siis väga professionaalselt läbi viia kannatanud esmast ülevaatust ja siis toetas oma üksust kui ka siis kiirabi seal tegutsemises. Kui motiveeritud politseiõpilased on, kui nad siia teie juurde jõuavad? Nad saavad aru, et see on nendele vajalik tööalaselt ja kui näiteks noored, kes tulevad võib-olla nimetame neid tsiviilgrupis on ja, et mõned veel ikkagi ei saa täpselt aru, mis see valdkond nagu endast kujutab, siis politsei töötajad, kes tulevad õppima, saavad väga hästi aru, mis tähendab ikkagi operatiivtöö, öised vahetused, alkoholses joobes patsiendid, vägivald ja nii edasi. Ega siin seda ei ole, et sa hakkad kohe kõvasti 1000 eurot rohkem palka saama, kui sa oled EMT koolituse läbinud, sugugi mitte, eks ole. Miks need noored tulevad ja mitte ainult ei ole patrullpolitseinikud, vaid õpivad selle juurde? See ongi hästi palju siis sisemist motivatsiooni ja saada seda kindlust juurde selle põllu peal töötades, et osadel kindlasti on ka olnud olukordi, kus nad on sattunud, tunned, et võib-olla ei saanud kõige paremini hakkama, tekib mingi kahtlus ja siis nähakse, et tegelikult suudetakse paremini ja tuleks õpitakse edasi. Karl on üks neist politseinikest, kes EMT õppe läbinud. Kui palju sul enne seda õpet oli neid olukordi, kus sul oli see tunne, et oleks võib-olla veel mingeid teadmisi vaja siin? Paaril korral on ette tulnud, et sellesse mõte tuligi, et kui võimalus tuli, et tulen siia õppima. On olnud bussitamisi, on olnud ka kergemaid sündmusi, et need on täiesti seinast seina. Et lisaks sellele, et töö juures seda vaja on ka peale tööd koju sõites vaja olnud, et on ette tulnud, kus see liiklusõnnetus ei olnud, enne kiirabi kohal on esmaabi andnud. Et see, et töö juurde need kotid jätaks, et see ei tule kõne allagi, et pigem nad tulevad minuga kaasa, kui ma koju sõidan. Kui ma patrulli lähen, siis mul on kokku kaasas 3 kotti. Ma olen lisanud endale vöö peale kotti perejooksude peatamiseks, siis on vesti küljes veel teine kott ja lisaks on igale EMT lõpetanud ametnikule väljastatud ka traumakäärid, millega siis vajadusel saab alates triiksärgis kuni tsiklikombeni seljast ära lõigata. Mis seal sees siis on? Need on nüüd puhtalt nagu, kui sa ei ole EMT läbinud, siis sul sellist kotti ei ole? Ei. Et siin siis on verejooksude peatamiseks jälle vahendid olemas, kiiresti kätte saadav škutt,
elustamismask ja siis siin on hingamisteede tagamiseks vajalikud vahendid olemas. Et põhiliselt millal ma võtan selle koti kaasa on siis, kui on alust arvata, et seal võib minna elustamiseks. Viimane asi, mis ma kasutasin, need 2 asja. Chest-sealid ja saturatsiooniandur ehk siis näitab ära hapniku sisaldust veres, pulsi. Ta oligi toosama pussitamise kutse, kus siis inimesel oli mitu torkehaavaring keres. Kui palju neid empte praegu jagub? Praegusel hetkel on meil siis 1 õppegrupp lõpetanud, on 25 isikut, praegu veel 25 õpib. Tegelikult reaalne vajadus, et miinimum kätte saada oleks veel vähemalt 50. Rahalist katet nagu pikemas plaanis meil ei ole, et me otsime neid võimalusi. Kust see raha üleüldse praegu on tulnud, sest see ei tähenda ainult koolitust, see tähendab ka täiendkoolitust, see tähendab varustust, kõike seda, see kõik maksab. Just, et praegusel hetkel siis PPA on leidnud ise nagu võimalusi, kas siis oma ressursside vaatest või siis küsin siis kõrgemalt poolt. Kui sa samal ajal töötad ka kiirabis, eks ole, kas seda on nagu kuidagi sinu päris töös tunda ka, et ma ei tea, et politsei ei tee enam nii palju väljakutseid või kutseid jagub kahjuks ja kutseid sellepärast vähemaks ei muutu, aga kui ma näen näiteks, et Häirekeskus on lisanud kutsele või näiteks esmane reageerija oligi näiteks meedikuga politseipatrull, uskuge mind, ma tean kohe, et kõik, mis oli võimalik teha nendel sündmuskohal, kriitilist on tehtud. Ja tegelikult ma sõidan sinna kutsele tunduvalt rahulikumalt. Täna me ka natuke vaeme sellist probleemi, et meil MT-kursuse lõpetanud näiteks puuduvad teatud protseduurid õigused. Toome näiteks, et nahapinda läbistavad protseduurid justkui peaks olema tervishoiutöötaja juuresolekul tehtud. täna tervishoiutöötaja ei ole, küll aga vajadus meil selle järgi on. Ja nüüd siis üritame leida ka seda lahendust, et kuidas siis saada ka sellised õigused kätte, et me suudaksime siis kannatanu jaoks maksimaalselt palju ära teha enne kiirabi saabumist. Summa summarum tähendab seda, et mida vähem aega raske traumaga kannatanu viibib sündmuskohal, seda parem on ka see lõpptulem. See tähendab seda, et EMT õppe läbinu ei tohi hetkel näiteks süstigi teha, aga valus vaevlevale patsiendile on valuvaigistit kohe vaja. Koolis justkui kõik need pädevused saadakse, et nad ju läbivad teoreetilise raamistiku, nad saavad praktiliselt seda, nad käivad ka praktikal minu teadmiste kohaselt kuskil 400 tundi nii kiirabis kui EMO-s, et nad kõik need toimingud justkui nagu oskavad teha, aga see seadusandluse poolest ongi nagu see väike puudujääk veel jäänud. Kui me vaatame siin lähiriike, vaatame soomlasi, lätlasi, minu pärast rootslasi, kuidas neil on? Kas nemad võivad seda kõike teha või? Ei või. Neil on sama seis ja tegelikult justkui teadusalik või infopõhjad, mis täna meile nagu kätte saadab on, me saaksime öelda, et me oleme justkui nagu pioneerid selles valdkonnas. Et ega ei pea saladust tegema, me oleme tegelikult õpetanud ka mõnda Läti politseiametnikku ja meil on käinud nii Poolast õppimas inimesed, käinud koos meiega treeninglaagrites. Ja maikuus peaks tulema meile Rootsist veel 4 politseiametnikku õppima. Kas te seda ei karda, et võib-olla hakkab see meditsiinitöö nii väga meeldima, et lähevad kiirabisse üle ja jätavad politseitöö kus seda ja teist? Inimesi on erinevaid, aga vähemalt praegune kogemus ütleb meile mida? Ütleb seda, et 25 eelmise grupiga lõpetanust täna 100% kõik töötab PPA-s.